saade on kätte jõudnud. Ma alustan siin uut vlogi, sest miks mitte. Ja ma praegu lähen apteeki. Panin ennast riidesse. See peegel on ikka tore siin. Ma võtsin väga vähe riideid kaasa seekord, sest meil on siin pesumasin ja ma ei tee väga midagi peale kodus olemise. Nii et suht regular kõik samad asjad seljas. Ja ega muud ei olegi olnud. Mul on veel täna viimane lümfiteraapia ja pühapäeval lendame koju. Nii et vaatame, mis me need viimased päevad siin Madridis peale hakkame. Võtan teid kaasa igatahes, kui ma midagi huvitavat teen. Kui ei, siis on nii. Käisin apteegist läbi, siin on hästi huvitav, siin on sellised nagu, tundub veits siuke private practices, et kõigil on nagu oma mingid väiksed apteegid ja siis kõigil ei ole kõiki asju nii, aga nüüd ma leidsin apteegi, kuhu see asi, mida mul vaja on. Mul on paar hepariinisüsti puudu. Täna õhtul ikkagi jõuab, nii et ma saan need siit ära osta. Käisin poes kiirelt. Ma filmisin natuke teile hindu ka, ma ütleks, et siin oli vist isegi mingi sooduseid päris palju ja ma ütleks, et on soodsam kui Eestis. Mul on praegu mega mango sõltuvus, nii et ma söön hästi palju mangot ja siis ma lähen korterisse tagasi ja siis arsti juba lümfiteraapiasse. Aga toidupoed on ka siin pigem sellised väikestel tänavatel ja väiksemad, et selliseid nii suuri massiivseid toidupoode nagu meil on, see niimoodi keset linna pole. Muidu meil on korter selles mõttes seekord hästi, et meil on toidupood põhimõtteliselt üle tee, et see sama Carrefour Express on toidupood ja meie maja on see on olnud väga mugav. Praegu ma käisin siin paralleel tänavas ühes toidupoes. Lihtsalt natuke niisugust igapäeva juttu teile. Tahtsin teile siin jalgade seisu näidata. See reie esiosa paneb mind siiani igapäevaselt imestama, et mul päriselt ongi seal lihas. Siin siis peale seda massaaži osa sidumine. Seekord pandi ka selline mobiterm, see siuke täpiline side, et reite peal olid sellised kõvemad kohad, et see siis masseeris veidi paremini seda. Ma olen nüüd oma viimases lümfiteraapias siin Hispaanias. Põhimõtteliselt on ta üsna sama nagu Eestis. Ma ütleks, et Eestis Kadri teeb mul nagu kuidagi põhjalikumalt ja rohkem, aga kuna nemad teevad siin et see on kokku 2 tundi, tund aega mudid, nagu inimene ise, see terapeut ise ja siis tund aega ma olen selle masina küljes, et siis võib-olla sellepärast nad ise nii palju ei tee või kuidagi, ühesõnaga, ma olen ilmselt harjunud Kadriga ja see on tore. Ühesõnaga, mulle meeldib, kuidas Kadri teeb, aga siin on ka väga, väga okei ja väga toredad naised, kes siin toimetavad. Aga natuke on see ajalises mõttes, et see 2 tundi nagu, et see on nagu mõnus see mudimine ja kõik on tore, aga lihtsalt tüütu on ka natuke siin. Nüüd ongi mul jälle tund aega või 3 tundi siin selle masina otsas, et aga see on siin seekord viimane kord. Ma tean, et kui nüüd viimase opi ajal sääred, et siis peale säärteoppi tuleb käia vist põhimõtteliselt iga päev. Ma olen juba valmis, et see säärteopp on tõenäoliselt tuleb üks kallimaid, et rahaliselt ka veel. Aga see on vähemalt jalgadele viimane op. Käsi. Siin siis näide kohalikust apteegist, kus ma oma hepariinisüstid kätte sain, selline piisikene apteegike ja natuke öist või hilisõhtust Madridi tänavat, kuigi tegelikult kell oli vist 7. Pimedus ei tähenda ööd, Laura. Laupäev, kell on juba mingi 2-3
palju. Ja me saime lõpuks ennast toast välja. Me sõidame natuke kaugemale suurde kaubanduskeskusesse lihtsalt selleks, et ma ei tea, lähme uudistame, vaatame, mis me seal näeme või ei näe. Midagi suurt nagu nii osta ju ei saa, aga lihtsalt, et viimane päev siin koha peal siis kuidagi põnevamalt korda saata. Pilves on, siuke 13 kraadi näitas, aga ma ei tea, kampsuniga on tegelikult päris okei. Pusaga ka, on ju. Jander vaatas mind siukse näoga, et mis sa teed, mul oli juba rüšmi tost laiali läinud. Juan tuleb meile taksoga, võtab meid peale ja siis me lähme see suurde kaubanduskeskusesse. Lost in illusions, dreams and confusion. Oh yeah, keep falling faster, straight for disaster. Sinul on hapu maitsega, aga minul on tilli maitsega. Ma olen nii väsinud. See oli väga suur kaubanduskeskus. Me ei ostnud väga midagi süüa, kommi. Aga nüüd mu jalad on mega väsinud, aga nad ei ole väsinud sealt, kus on auto alla kohe. Nad ei ole väsinud sealt, kus oppiti, vaid nagu lihtsalt jalad on väsinud. Siin on üks väga suur jõulupood. Nüüd me võtame jälle taksot, et koju saaks ja siis puhkame ja hakkame pakkima ja homme kahjuks me ei saa hilist check-out'i, mis tähendab, me peame varakult välja minema ja lennuk läheb alles kell 5, nii et see on natuke annoying, aga vähemalt saab koju. Kodus tagasi Lääpakil, mul ikka kohe täitsa tuli väsimus peale. Mis ma rääkida tahtsin? Hea küsimus, mis on ära. Ma sain uue telefonile uued kaaned või nagu see korpuse. Mis siis korpus on õige nimi või? Mis siis selle nimi? Kaan, aga siin ei ole mitmus, siin on ainult üks. On ainult tagus. Sul on 2 häält. Anyway, mul on ju nii igivana telefon, mul on Samsungi S23+, et kui sul ei ole kõige uuemat telefoni ja iPhone'i, siis on võimatu leida kuskilt nagu telefonigaasi. Ja täna me leidsime ühe poe, kus oli. Ja mul on nagu uus telefon ja sellel on seal taga siuke suur rõngas, nii et ma saan teda toetada. Mis on cool, nii et ma saan siin Lääpakil olles teiega rääkida. Nii tahaks juba koju, seda homset päevad tõesti üldse ei oota. Meil on nagu vaja teha enne lendu nii palju aega parajaks lihtsalt kuskil. Ja siis me jõuame ju peale keskööd alles. Eelmine kord me läksime ju samade lendudega ja siis jäid mingid Riias nii mitu lendu hiljaks, et see Riia Tallinn läks nii palju hiljem välja, et me jõudsime ikka kohe täitsa öössel. Prillid peegeldavad seda, mida Jander telekast teeb. Ma pean ära võtma. Ühesõnaga, me ei oota otseselt seda lennupäeva, aga ma ootan nii väga, et koju jõuda. Meil on väike puhkepaus ja natuke kokat. Üks väike kokasiiro turgutuseks. Ja siis hakkan pakkima ja koristama korterit ka. Me oleme viisakad, võtame kõik korda. Võt. Jep, cheers, bye. Ostsin mingid odavad küünelakid ja üritan oma küünekestest midagi teha, aga not very nice. Kaugelt on okei. Ja Modern Family. Täiega igatsen küüsi. Siis kui opivärgid tehtud, siis kindlasti tagasi panna. Jäin hiljaks, aga ütleme nii, et selle kohvri kokku panemine on kõva töö. Aga läks. Noh,
katsu, kui raske on. 22, 22,7. Nojah, pakitud. Tervitused Madriidi lennujaamast. Pühapäeva on kätte jõudnud. Me oleme siin juba mitu tundi passid, sest meil ei olnud väga midagi teha peale seda, kui me pidime korterist välja tulema. Ja me oleme terve aja lennujaamas passinud ja meil on veel mingi 2,5 tundi lennuni. Ja me pole isegi saanud veel pagasit ära anda. Aga vähemalt täna öösel saab oma voodisse. Ja väga excited selle üle. Ja vist muud ei olegi. Passime siin ja siis lendame ja väst on peal, aga koju, vähemalt koju. Siuke kiire update siia vahele. Bye. Lõpuks saime pagasi ära anda ja minu rõõmuks jäime ilusti limiitide sisse. Kohver kaalus 22 kilogrammi. Ära saigete. Kuidagi väga crunchilt sisse. Crunchilt. Vanad head lennujaama sutsud. Tehtud. Varsti saab lennuki peale lõpuks. Seal on meil lennuk. Läks koju. Koju lõpuks. Kell on 1 öösel esmaspäev. Ja me oleme Tallinnas. Ja me saame kohe koju. Yes, made it. Väga pikk päev. Me jõudsime koju ja meid ootas piparkoogid ja snäkki ja ja Kadu, kell on öö. No, mul on kõht tühi. Täiega on küll kapis midagi öösse. Lähme nüüd magama. Tööd! Tervitused kodust. Tegelikult ma vist öössel tegin ka mingit klippe sinuna. Esmaspäev, kell on 2 läbi. Ma lähen nüüd lümfiteraapiasse Kadri juurde. Ja issand, kui jään kodus olla. Nüüd ma käin seal teraapias ära ja tulen kohe koju ja siis me lähme lastele lõpuks järgi. Ma nii ootan. Ilm on siin Eestis muidugi kohutav, eks ole. Seda ma üldse ei oota, aga mantel seljas kodust olemisega. Tsokid ja tossud ja. Aga ühesõnaga kodus on nii hea olla. Lapsed kätte saame, siis tõenäoliselt tuleb kohe see päris argipäeva tunnega peale. Aga vähemalt me oleme kodus. See on tore. Ja homme on mul juba sünnipäev, nii et on tore olla kodus ja saab homme tähistada natuke ka. Kadri müdis mu läbi nüüd. Siis ma ise ka pärast. Kelle nüüd see külg, näita meile seda triibu. Ja siis siin on lihas, vaata. Nüüd see säär tõesti paistab nagu püü. Kui terav see on. Ja emme peab olema hästi vapper. Vaadake nüüd, oota, ma pean niimoodi, et te näete. Kas te näete või? Vaata, ma panen peitu selle süstla. Olete valmis? Nägite või? Jaa. Seal on seal kõhusauk. Kõhusauk. Väga väike. It hurts. I can't say anything. Kell on juba 11:30 õhtul ja ma lähen kohe magama. Aga põhimõtteliselt ma käisin lümfiteraapias ära ja siis me läksime, võtsime lapsed ja mängisime nendega siin õhtul ja siis panin neid magama ja ühesõnaga nii tore oli lapsed kätte saada.
teistpidi on jälle selline, ma ei tea, tegin siin õhtusööki ja selline nagu poleks ära olnud, et selline regular life kohe nagu tagasi, aga ma nii igatsesin lapsi, nii et nii mõnus oli. Tahtsid meiega aga mängida ja nad olid nii lõbusad ja nad olid nii vahvad ja täiega tore. Nii et nüüd ma magama, sellepärast, et kui ma ärkan, on mu sünnipäev. Mulle meeldib mu sünnipäev. Sünnipäevad on toredad. Mul küll tuleb homme ilmselt väga rahulik päev. Sõbranna tõenäoliselt tuleb, chillib siin minu juures päeval, sest lapsed lähevad lasteaeda ja Ander läheb kontorisse. Õhtul tuleb pere külla, natuke kooki sööma ja nii ongi, aga lihtsalt sünnipäev, 32. On lahe. Jah, aga ma olen nüüd magama ja näeme mu sünnipäeval. Palju õnne mulle! Nii, kell on juba 4. Mul olid naabrinaised, sõbrannad tulid ootamatult ise mulle külla, tõid sushit ja kingitust ja nii tore on ja siin meil see naabrinaiste kamp ongi lihtsalt nii amazing, et need, kes said tulla praegu, tulid praegu, aga kõik õnnesoovid ja ühesõnaga nii tore. Ma ise veel magasin hommikul peale seda, kui ma lapsed ära saatsin ja siis istusingi sõbrannadega. Siis käisin duši all kodus esimest korda üleni ja nüüd panin ennast riidesse. Ja, no peps on ikka taga, aga eile ma käisin lümfiteraapias, siis Kadri ütles, et on veel näha, et kindlasti tursat läheb natuke veel alla. Aga ühesõnaga, tegin ennast natuke korda. Varsti tuleb, õhtul 6 paiku tulevad pere tuleb külla ja lihtsalt sööme kooki, aga sünnipäeva puhul siis ikkagi panin natuke viisakamalt riidesse. Võt. Ma olen käinud poes, et midagi laua peale osta lõpuks. Polegi jõudnud on ju veel. Ja siis ootame külalisi ja peret koju. Tegin ühe suure vea, ma unustasin prillid panna, ehk siis või näinud väga hästi ja autoga sõita on ka väga imelik ilma prillideta. Õnneks ma olen siin kodu lähedal ja on pime, mul on ikka prille vaja. Manust juba on. Emme teeb iga aasta mu sünnipäevaks kräsupea torti ja see aasta jällegi. Palju õnne, kallis Laura! Palju õnne sulle! Ura! Kell on 9 saanud. Mu sünnipäev hakkab vaikselt lõpupoole minema, aga mul on nii tore päev olnud, ootamatult tore. Kõik naabrinaised, sõbrannad on külas käinud, õhtul käis mu pere kõik külas ja Jandri vanemad ja lihtsalt nagu nüüd ma põhimõtteliselt kogu päeva jooksul esimest korda saan nagu maha istuda ja lihtsalt nagu teha, sest nagu kogu aeg on keegi külas olnud või siis vahepeal ma koristasin ja käisin kiirelt poes ja pesemas ja nii, aga nagu muidu on kogu aeg keegi külas olnud ja nagu nii tore päev on olnud ja jess. Nii tore. Ühesõnaga nüüd ma Jander läks lapsi magama panema, nüüd ma natuke saan natuke telekat vaadata ja tõenäoliselt vajun varakult ära, sest ma on tõesti kuidagi väga väsinud, aga nii tore päev. Sünnipäevad on lahedad. 32, bring it all. Kindlalt tuleb nagu lahe eluaasta, ma tean, sest juba ju toimub nii palju suuri elumuutvaid asju, nii et läheme edasi. Sama vaibiga. Näeme homme. Perdu poiss on ka koju jõudnud ja. Kolmapäev. Raske hommik oli. Lastel oli raske. Lasteaeda viimine oli raske. Ja miskipärast on mul tunne, et peale tänast ega nad väga rohkem võib-olla ei jõuagi lasteaeda ja nende see tervis selline veits skitši. Aga praegu nad igatahes on lasteaias. Mina
mina lähen nüüd lümfiteraapiasse ja ma arvan, et ma tänasega lõpetan selle vlogi üldse ära ka. Aga vaatame, mis sellest tänasest päevast veel tuleb ja kas ja mida mul jagada on. Ma sain sünnipäevaks oma esimese Stanley, täiesti ametliku Stanley pudeli. Mul on see suur, see Oh My Bottle'i, mis on mingi 1,5 liitrine pudel või liiter ka, ühesõnaga üle liitri pudel, mis mulle täiega meeldib ja mida ma kasutan kodus peamiselt, sellepärast, et ta on päris suur, et nagu niisama kaasas kanda, aga see on 0,8 liitrit ja see on niisuguse sangaga ja see tundub täpselt niisugune idekas, mida nagu kaasas kanda, mida ma viitsin nagu võtta kaasa. Selle mu tädi kinkis mulle, et ma sain isegi sünnipäeva kinke, ma sain igast muid toredaid asju ka, aga ma näitan seda praegu. Vot, nii et ma hakkan nüüd linna sõitma lümfi ja siis ma lubasin lastele vähemalt poolest päevast järgi minna ja siis nii ongi. Ma jõudsin lümfiteraapiasse varem, nagu ma alati jõuan. On 20 minutit aega. Mul tuli üks teema meelde, millest ma mõtlesin, et ma räägin praegu ära, et ma ära ei unustaks lihtsalt sellepärast, et ma ei tea, ma olen siin viimastel päevadel selle peale mõelnud. Aga et mul kuidagi on või seal TikToki ka jooksnud seda, et inimesed aina enam nagu naudivad väiksemate sisuloojate sisu. Noh, nagu, et kellel ei ole mingit suurt jälgijaskonda, aga just selliste tavaliste inimeste tavalist sisu. Ja see täiega kõnetas mind ennast ka, et ma tunnen, et kuidagi selline, ma ei tea, võib-olla see on seotud sellega, et praegu ma ei tea, enamus inimestel on nagu sellisel tavalisel inimesel on pigem rahaliselt on inimestel keerulisem, kõik hinnad on tõusnud, tõusevad ju veelgi ja nagu selline tavaline inimene oma tavalist elu elamas on huvitavam kui vaadata influencerite elu, millega sa tegelikult ei oska samastuda või ei saa samastuda mingisugused, ma ei tea, noh, praegu on hästi teema on ju Black Friday ja jõulukingitused ja lihtsalt ma nagu, noh, meie eesmärk ja lootus on lihtsalt see, et me saame see nagu jõulud lastele kingitused teha ja that's it. Et lapsed ju ikka ootavad, aga kindla peale on, ma ei tea, eelarve palju piiratum ja nii edasi. Ja ma arvan, et see on see, millega enamus inimesed praegu nagu tegelevad või mille peale nad mõtlevad, et mingisugused hullult pikad ja kallid kingituste nimekirjad nagu ei ole teemas enamus inimeste jaoks, ma arvan. Ma muidugi võib-olla üldistan liiga palju ja teine asi, noh, nüüd ongi kohe Black Friday on ju, et kui ma nüüd jõuan selle video üles enne Black Friday'd, siis on see jutt võib-olla õigel kohal, aga kui ma ei jõua, siis, aga lihtsalt, et Black Friday on lihtsalt üks tarbimise püha, on täiesti okei, et kui sul on mingid kindlad asjad, mida sul on vaja, mida sa oled vaadanud pikemalt ja nii edasi, et sa kasutad ära mingeid soodustusi, see on täiesti okei, aga et me ei unustaks seal juures, et me ei ostaks lihtsalt ostmise pärast. Mitte, mulle endale meeldib ka, ma ei tea, shopata tegelikult meeldib, mulle meeldivad ka ilusad asjad ja ilusad riided ja ilusad, ma ei tea, kosmeetika ja kõik, mulle meeldib see teema, aga lihtsalt noh, mul ei ole neid võimalusi ja mulle tundub, et tegelikult paljudel inimestel ei ole neid võimalusi niimoodi suvalt kulutada. Ühesõnaga, long story short, ma lihtsalt kuidagi et esiteks see, et nagu tarbime mõistlikult on ju, noh, mis on ka võib-olla selline, ma ei tea, klišee ja keda nagu kotib on ju, et eks me igaüks teame ise, mida me oma raha ja rahakotiga teeme, aga et just see teine asi, et mulle endale meeldib jälgida nüüd sisuloojaid, kellega ma samastun rohkem, kes on võib-olla sellised väiksemad tegijad, aga kes elavad ka sellist nagu tavapärast elu. Ja ma loodan, et minu sisu on ka äkki põnev vaadata just sellepärast, et ma olen nagu tavaline lihtne inimene oma, ma ei tea, raskuste ja rõõmude ja kõige sellega, et ühesõnaga
ma loodan, et ma tegin oma mõtte selgeks ja nii lahe, kui sa seda videot siis vaatad ka sellesama mõttega, et sa saad võib-olla mingites osades samastuda või vähemalt ei teki seda tunnet. Võib-olla see ongi, et kuna endal on praegu pigem nagu keerulisem, on ju, nagu just ütleme siis finantsiliselt ja selliste igapäevaste asjadega, on ju. Kuna endal on võib-olla ongi, et nagu ma ei tea, reise ei saa lubada ja mingeid asju endale ei saa lubada, on ju, siis selliste suuremate sisuloojate sisu vaadates tekib, kui ma muidu olen suutnud seda pigem sellise neutraalse pilguga vaadata, siis võib-olla praegu on seda kadedust ikkagi natuke rohkem, mis on nagu minu meelest täiesti aus asi, mida tunnistada, et ma tahaks ka reisida, nagu mu lapsed on küsinud juba, ma ei tea, üle aasta, et nad tahavad ka lennukiga lennata, aga mul ei ole seda võimalust olnud neile seda lubada või mis on fine, nagu, et see ongi fine, see ongi tavainimese puhul nagu, et me ei kaota seda piiri ära, et me mõistame, mis on nagu päris ja mis on nagu sotsiaalmeediast lihtsalt võib jääda tihti see tunne, et nagu kõik käivad reisil ja kõik saavad endale lubada igasuguseid ägedaid asju ja nii edasi, aga et tegelikult tavainimene ei saa seda omale lubada. Ja võib-olla siis see on ka huvitavam või lihtsam jälgida, et ei teki seda kadeduse tunnet, mis ma veel kord ütlen, et kadedus iseenesest minu arvates ei ole halb emotsioon või tunne, et on okei olla kade, iseasi on see, et kas sa oled kade ja parastad ja oled mingi, sa oled nõme, sellepärast et tegelikult ma olen kade, mis elus elad, või et ma olen kade ja mõtlen, et ma tahaks ka, mida ma saan teha selleks, et ma saaks ka, on ju. Ühesõnaga, ma olen juba üle 6 minuti siin praegu seda klippi teinud, aga lihtsalt jah, sellised mõtted siia, et kui see osa teid kuidagi kõnetas, siis jätke kommentaar või kirjutage mulle ise, et kuidas teie tunnete või missugust sisu te tarbite, kas te ka tunnete seda, et te tahate nagu pigem vaadata tavalisi inimesi tavalist elu elamas või kes on teie lemmikud sisuloojad. Võib-olla ongi kellelgi mingid soovitusi ka just selliste väiksemate sisuloojate osas, kes teevad ja pusivad täiega oma asja ja on väga lahedad, aga kellel võib-olla ei ole nii suurt jälgijaskonda taga, aga nad on väga relatable. Vot, ühesõnaga, ma lõpetan nüüd siin ära, muidu ma nagu keegi ei viitsi kuulata seda nii pikalt, aga ma täiega ootan teie kommentaare ja mõtteid sellel teemal. Mul on see kuidagi viimastel nädalatel tegelikult isegi juba see kuidagi peas olnud need mõtted. Vot, kõik. See teema sai läbi. Ma olen lümfiteraapias. Ja lõpukaadri asemel meie õhtusöök. Kui sulle see video meeldis, pane sellele like ja kui sulle vähegi mu videod meeldivad, pane subscribe ka palun. Näeme järgmises vlogis. Tšau!